Tere, Ville! Ja tere! Kui me räägime nüüd enneaegsetest lastest, siis millist last üldse peetakse enneaegseks? Meie arstid peame enneaegseteks kõiki neid lapsi, kes on sündinud enne 37. rasedusnädalat. Siis me veel omakorda jagame neid enneaegseid lapsi, et on väga oluline, et mitmendal rasedusnädalal konkreetne laps sünnib. Et me jagame nad siis hilised enneaegsed, mõõdukalt enneaegsed, väga väikese gestatsiooni vanusega enneaegsed ja ekstreemselt enneaegsed, kes sünnivad siis päris 22-23 rasedusnädala piiri peal. No kui see ootamatu sünd ikkagi leiab aset, siis kuidas haiglas nüüd selle väikese enneaegse lapse elus hoidmine käib tänapäeval? Keskused on Tallinn-Tartu, kuhu üldjuhul koonduvad kõik need enneaegsed sünnitused, mis toimuvad enne 34 rasedusnädalat. Need on keskused, kus nende laste jaoks on olemas nii-öelda täisvarustus nende abistamiseks. Aga oma pika nii-öelda arstikogemuse põhjal ma tahan rõhutada koostööd. See on pikk areng, et hakata tööle meeskonnana, et kujuneksid välja nii-öelda selged teadmised, rutiinid, aga kui see enneaegne laps sünnib, siis on ootamas teda nii-öelda pädev personal, head õed, koostöövalmis meeskond ja sõltuvalt siis lapsest, missuguses raseduse suuruses on ta sündinud. Ja siin kehtib reegel, mida väiksem on laps, mida sügavamalt enneaegselt on sündinud, väiksemas raseduse suuruses, seda suurem on see meeskond, keda see laps vajab. Ja esmaselt siis toimub selle lapsele nii-öelda sellise hinnangu andmine. Me kindlasti oleme meie haiglas seda meelt, et kõigepealt me anname lapsele võimaluse, vaatame, mida üks enneaegne laps ise suudab ta alustada oma hingamist, kuidas toimib tema südametöö ja selle järgselt siis teeme otsused, et millises mahus ja kuidas me teda siis edasi hakkame toetama. Enneaegsete ravi on pikk, ta on keeruline, nõuab väga paljude inimeste head koostööd, erinevate spetsialistide koostööd. Ja mida enam ja enam edasi, seda olulisemat osa meie meeskonnas mängivad ka lapse vanemad. Et praeguseks hetkeks me oleme jõudnud sinna, et me ei ravi enam lapsi suures üldintensiivravipalatis, vaid meil on juba 2 aastast olemas selline suurepärane võimalus nagu perekeskne vastsündinute intensiivravi. Ja see tegelikult tähendab seda, et laps kolib oma emaga perepalatisse, meie meedikud, personal viime siis selle keerulise aparatuuri perepalatisse ja alustame lapse ravi siis juba nii-öelda perepalatis. Me üritame lapsele tagada kõik need tingimused, mis olid tal olemas ema üsas elades. Seal oli soe, seal oli pime, seal oli piisavalt vedelikku, seal oli piisavalt toitaineid. Et kui sügavalt enneaegne laps sünnib, siis kindlasti need on esmased ja olulised elutähtsad funktsioonid, mida me üritame siis tagada. Rääkides tervisemuredest, kas enneaegsus võib ka hilisemas eas terviseprobleeme põhjustada? See ongi üks põhjus, miks see on rahvusvaheliselt ellu kutsutud selline päev nagu enneaegse sünnipäev. See on 17. november, et kui te nüüd see aasta enda ümber vaatate, siis pange tähele, et mõned hooned, kaasa arvatud meie haigla, värvab sellel päeval sireli lillaks. Et see on niisugune enneaegse sünnipäeva tähistav päev ja miks seda tähistatakse, meie meedikud teame, mida enneaegne sünd toob perele, et kuidas need lapsed elavad, aga see ongi just see päev, kui ka üldsust teavitada, et enneaegse lapse sünd perre võib olla väga suur mure ja stress ja meil Eestis sündinud enneaegsed lapsed jäävad järjest rohkem ellu, meie laste elulemus on kõrge. Aga ma kohe tahan lisada, et see ei ole meie ainus eesmärk, et oluline sealjuures on see, et nende laste elukvaliteet oleks selline, et nad saaksid võrdselt teiste lastega joosta, käia koolis, teha sama tublisti sporti. Nendel lastel, kes on sündinud alla 32. rasedusnädal, on Eestis loodud väga hea jälgimissüsteem. Meie nimetame seda siis riskilaste jälgimise polikliinikuks ja need lapsed on kõik sinna korrektselt siis suunatud ja neid lapsi jälgivad paralleelselt perearstidega siis lastearstspetsialistid. See on jällegi meeskonnatöö, sinna meeskonda kuuluvad nii füsioterapeut, logopeed ja sõltuvalt siis lapsest spetsialist, keda just konkreetne laps vajab, et 2 esimest eluaastat on kindlasti need lapsed erilise tähelepanu all.
kui emadega töötada, me tajume seda, et emad on pinges ja stressis võib-olla esmalt seetõttu, et nad hakkavad otsima põhjusi. Et mis oli see põhjus, kas mina tõesti olen selles süüdi, et miks ma oma lapsele seda tegin ja võib-olla esmatähtis, et ema saaks nagu sellest sellisest enesesüüdistusest üle, et me näeme seda mitte just väga harva. Ja kui see õnnestub ja ema on optimistlik, see võib-olla ei ole üldse tõenduspõhine, aga meile tundub nii, et kui ema on optimistlik, rõõmsameelne, et siis lapsed paranevad kiiremini.